Phoenixbet on omadele toeks korvpallist kuni rallini. Phoenixbet, panustame omadesse. Urmo Aava Kehala krosskartide rallisprindi võistlusel istusid sina ralliauto kõrvalistmel, vaatasid, kuidas poeg sõidab, et mis tunne seal kõrval istuda on niimoodi? Ei, no täna on täitsa okei tunne juba, et enam-vähem teab, mis ta teeb ja liiga hirmus ei ole. Ja päeva teises pooles hakkas täitsa mingid tempod ka tulema, et tegelikult oli nauditav ja tore koos. Kui sa ütlesid, et täna oli juba tore, siis on olnud algushetkedel natuke hirmus ka või? Ei, kui noor õpib sõitma ja siis alguses ta tahab ju kiirust, oskuseid ei ole. Siis on ju küll neid hetki, kus mina ei ole roolis, et ma olen kõrvalistme peal, aga kedagi roolis ikka ei ole. Sa oled pidanud kõrvalt siis rooli ka nii-öelda rebima või midagi tegema? Ikka nagu annan mingit juhtnööre, ega siin oli ka 2 viimast vooru olid nagu vihmaga üsna libedad ja sellised savised, et siis just see, et ei ehmataks ära ja isegi kui ehmatab, et siis saaks rattad jälle ilusti ringi käima ja suuna paika. Teil oli mingi legend ka tehtud või vaatasite nii koha peal seda asja? Ei, me tegime video järgi legendi ja siis sõitsime raja läbi hommikul ja lõunal ja nii on vägev teha, tegelikult see on ülihea formaat, et väga palju saab sõita. Sellist passimist ei ole ja kuna siis mõlemad katset 4 korda, siis tegelikult see on päris õpetlik ka, et saad oma vigasid lihvida. Et see on hea, et krosskartide mehed, ütleme noored on siia juurde võtnud niimoodi? Ei, ma arvan, et see on väga mõistlik, et me ei ole liiga palju käinud nendel võistlustel, oleme keskendunud rahvarallidele rohkem, aga tegelikult peaks siin käima. Et sellise ühe kompaktse päevaga saab palju kilomeetreid ja saab teistega võrrelda, et ta on niisugune nagu hea kombinatsioon meile nagu testist ja võistlusest. No kui palju sa poistes nüüd iseennast näed nii-öelda rallimehena või kui palju sa neid nüüd pushid ikka suurtele tegudele? Ei, ma proovin üldse mitte pushida, ise peavad vaatama, et ma olen taustajõud ja mis ma ikka pushin, et kui see energia nende seest ei tule, siis ei tule, et kas ma pushin või mitte. Loomulikult töötan, aitan, abistan, on nõu, aga ei pushi. Aga sa näed, et nendel on natukenegi sellist kätt nagu sul, on seda kätt ikka rohkem äkki? Ma ei tea, see on nagu nii, ma olen elus ennustanud selliseid asju, aga see võib nii rappa minna. Kindlasti on nagu käsi olemas, aga rallisport esiteks on väga kõva ajusport ja selle taga on nagu päris palju raha ja päris palju tööd ja ta ei ole mentaalselt nagu lihtne, et sellepärast ma ütlengi, et peab olema endal nagu noorel väga kõva initsiatiiv, soov areneda, motivatsioon. Et eks neil ei ole lihtne mingid kooliasjad ja vanemal poisil siis põhikooli lõpetamine. Et vahel võib-olla see initsiatiiv võiks oluliselt suurem olla nende poolt. No kui sa poisid sõidavad ja oled rahvarallidel käinud, et siis sul on mingi ülevaade olemas sihukestest väga noortest sõitjatest ka, et kuidas sa näed seda nii-öelda tuleviku kasvulava praegu? Ma arvan, et siin viimaste aastatega on püramiidi põhi on hästi lai, et tegelikult see rahvaralli, rahvasprint, ka sellised crosskarti sprindid, erinevad formaadid, just puuriga autod nagu põhiliselt noortel, et see toodab päris hästi peale. Ja nüüd ongi küsimus, et paljud nendest jõuavad Eesti meistrivõistlustele ja paljud nendest jõuavad Eesti meistrivõistlustelt edasi Euroopa meistrivõistlustele. Et see püramiidi põhi on lai, see on hea, aga just see nagu edasi liikumine, et seal tõmbab nagu väga kiitsaks, sest lihtsalt ei ole finantsvõimekust väga paljudel. No, siin tuli iluti uudis, et lähed ise ka varsti sõitma, et kas närv hakkab juba selle koha pealt ka sisse tulema või? Ei hakka, väga siuke lahe värk. Eks ta enne rallit ikka tuleb, aga praegu ei ole mingit närvi. Et tegeleme Silveriga oma kaaluga ja füüsisega ja mentaalse poolega ja siis juuni lõpp, juuli algus hakkame siis tegema päris teste. Palju siis kaalust alla peab võtma, et ütleme olla konkurentsivõimline selles autos? No tegelikult on lihtne, Silver on ülitubli olnud. Silver läks mingi 86 kilo pealt 72 peale juba siin. Mina läksin 112 pealt, olen läinud 91 peale, aga mul on veel 5 kilo minna. Sest 75 pluss 85 on 160 ja see on FIA nagu miinimum siis sõitjatele, ehk kui auto on miinimumkaalus ja me oleme ka miinimumkaalus, et siis mingit handicapi ei teki. Aga seda tead, et mis kiirelt läinud, see veel kiiremalt tagasi, seda ei karda või? Ja mul ei ole väga kiirelt läinud. Ma tegelikult hakkasin kaalust alla võtma juba ennem selle nagu projekti
mõtte nagu tekkimist, et detsembri algusest, nii et ma ei oska öelda. Kindlasti on see nagu, see jutus on loogika olemas, me oleme piisavalt vanad mehed, et me teame, kuidas see kaal üles-alla käib, aga kui vähegi lubatakse, siis ma ei viitsiks enam ülekaaluline olla. Selge, edu sul sellest! Aitäh!